Kui mul on tabel olemas, siis ma püüan teha sarnase tabeli endale Wordi dokumenti. See tabel on üsna lai, seega ma peaksin selle teistmoodi vormistama. Ma vormistan nii, et see mittestatsionaarne õpe ja aastaarvud jäävad ülesse ja klassid siis allapoole. Selleks on mul siin kirjas, et lisatabel sobivasse kohta, näiteks enne mittestatsionaarne õppe peatükki. Kirjuta juurde tekst, mis iseloomustab tabelit. Kõigepealt otsin selle sobiva koha ülesse. Eelnev jutt räägib siis põhjustest, miks õpilased koolis ei käi. Klassi kordajad mittestatsionaarses õppes aastatel 2022 ja 2023. Vormistan selle ilusti pealkirjaks. Pealkirjad on meil 16 suuruses. Ütleme, et see on mul põhipealkiri. Või siis, kui ma olen ära muutnud selle heading 1, siis ma vajutan siia heading 1 peale. Ja siia tuleb mul jutt. Jutt ei ole mul paksus kirjas, on 12 suurusega. Sisestan kõigepealt tabeli. Vajutan lisamenüüsse Insert Table. Praegu lisan 4. Nii, ja kuna mul on siin lõiguvahe, ma näen, et see tabel on väga suur, siis lähen Home menüüsse ja võtan ära siis lõiguvahe. Ja kui ma lugesin läbi tabeli teoorias, ma tean, et tabelis ei ole reavahe 1,5, vaid on 1,0. Kui ma vajutan siia ristikeste peale, ma saan valida kogu tabeli, siis muudan teksti suurusega 11. Tegelikult ma lisan ühe rea veel, sest siia üles ma panen mittestatsionaarne õpe. Ja kui ma nüüd soovin lahtreid kokku tõmmata üheks lahtriks, siis ma valin parema hiireklahviga Merge Cells ja saangi ühe lahtri. Lisame siis siia mittestatsionaarne õpe, me võime selle paigutada ka keskele. Nii. Ja siia alla siis viimasesse 2 lahtrisse panen tabeli aastaarvud. Ma võin need tegelikult keskele paigutada. Siia alla panen klass ja sugu. Selleks, et saada uut rida, võin ma vajutada parema hiireklahviga alla, valida Insert või sisesta lisa ja read allapoole, rows below. Või siis lihtsalt lähen rea lõppu, vajutan tab klahvile ja saan uue rea. Nii, esimene klass oli meil siis 7, panen kõik klassid paika ja sugu oli meil poisid ja tüdrukud. Nii, kui tabel on täidetud, siis võiksin lisada juurde siia ka natukene teksti, et saaks sellele tabelile mingi sisu ka. Kui mul on tekst sisestatud, siis ma jälgin, kuhu maani see tabel mul liigub ja liigutan tabeli uuele lehele. Vajutan Ctrl-Enter, et tabel poolikuna ei tohiks jääda lehele. Ja võin siia lõppu lisada viite. Kirjutan siia lause lõppu, vaata tabel 1. Ja kuna see tabel on mul uuel leheküljel, siis kiiresti sisestan lehekülje numbrid, et näha, kuhu leheküljele mul see tabel jääb. Vaata tabel 1, lehekülg 3. Tabelit tuleb nummerdada ja minu tabel on siis tabel 1 punkt ja tabel 1 peab olema paksus kirjas. Ja kirjutan tabeli pealkirja. Vaata, võin siit vaadata. Nii, ja võib-olla see lõiguvahe siin on liiast, et siis ma võtan lõiguvahe ära. Lähen korraks PTG kirjalike tööde juhendi juurde. Vaatan üle, tõepoolest tabel on paksus kirjas, pealkiri on mitte paksus kirjas. Ja nagu te teate, siis tuleks lisada tabeli alla allikas. Et meil on võetud tabel Statistikaametist. Ja allikas tuleb lisada siis tabelireale. Ja ma jällegi teen need lahtrid üheks, ehk siis ühendan need.
vajutan parema hiireklahviga merge cells, ühenda lahtrid ja tekst peaks olema vasakul pool. Ja siia lisan siis allikas, sisestan viite. Ja mul on website. Veebilehe nimi on statistika andmebaas. Võtame selle pika lõpu ära, ja paneks selle väikeste tähtedega. Veebisait on meil Statistikaamet. Autor on ka Statistikaamet. Veebilehe aadress on meil siin. Ja kuna me täna otsisime seda, siis võime panna tänase kuupäeva ja eesti keel ka. Nii, ja nüüd on mul olemas siis see allikas. Selleks, et see joon ära kaotada, lähen tagasi home menüüsse ja otsin üles äärised ehk borders ja valin siit no border. Ja nüüd kadus mul selle alumise lahtri joon ka ära. Valin alumise lahtri, võin siis näiteks noolega valida, et oleks lihtsam, või siis lohistada hiirega üle. Ja panen siia bottom border ehk alumine joon. Nii. Ja kui ma nüüd vaatan näiteks prindi eelvaadet, siis leheküljel 3 on mul siis kenasti tabeli lõpp ja allikas on siin tabeli all. Ja nüüd ma olen tabeli lisanud.